oleme kuidagi õnnelikud sellest, et me saame kohtuda. Nii ei olnud aga siinsamas ja teistes Eestimaa paikades 75 aastat tagasi. See õhtu, see öö, nendele eelnevad päevad olid paljudes peredes hirmu, õudust ja teadmatust täis. Asju, mida me ei tahakski mäletada, siiski tuleb mäletada. Peab mäletama. Kui põleb leek tal lainte laimal, on varjude mängu end peitnud su silmad ja suu. Kui põleb leek ta helge vaim on, laatanud end üle vaikuse, kuni on tuld. Olin 17-aastane, siis minu sõit algas Siberisse. Isa jäi meiega, aga vend viidi Pääsküla jaamas juba esimesse vagunisse. Tema viimased sõnad olid meile, kui aega saate, siis kirjutage. No seda võimalust meil küll ei olnud enam. Me ei teadnud üldse, kus nemad olid ja mis nemad tegid ja kuhu nemad viidi. Aga talle tehti lõpp juba 10. aprillil 42. Vaid launed ja tundra ja hääletud vee, siit leida ei või keegi võõras küll tee. Täpselt see oli jaanipäeval 41. aastal, kui me saabusime Suvevka jaama. Ja me siis hobusega sõitsime 24 kilomeetrit ja vihma sadas terve tee. Väike Eestimaa, sinu päikse võtsin tookord minnes kaasa. Head teed, lähed siis, kui haavatud hing tagasi ei vaata kunagi, kui pöörduma sae, lubad siia naastal laul, see on rändavaste poole. Meie laul teid koju ootab kaugelt teed, kõlab hääl üle põldude ja rante virtade. Ka sinu leiab üles see. Mis oli see, mis seal kõledal Siberimaal andis jõudu ja lootust, et kunagi pääseb koju? See oli mälestus minu vanaemast, kes suri Venemaal 1. aastal, kui me läksime ja tema, ühesõnaga surigi nälga. Ja tema jagas oma leivarasu, mis meil oli, andis ikka meile lastele ja ütles, sööge teie lapsed, teie saate koju. Ja niiviisi juhtuski, meie oleme kodus ja vanaema jäi Venemaa mulda.